Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame, kuidas valikulauset kasutada. Selleks teeme pangaautomaadi programmi. Teeme sellise programmi, mis küsib kasutajalt PIN-koodi. Kui PIN-kood on õige, siis programm teavitab kasutajat, et on sisenenud pangaautomaati. Vastasel juhul aga teavitatakse, et on vale PIN-kood ja käivitatakse enesehävitusrežiim. Käivitame arvutis programmi idle. Selleks klõpsan Start nuppu ja trükin siia idle. Ning käivitan idle kõige viimase versiooni, mis minul on siin 3.4. Loodetavasti on see programm juba kenasti olemas. Kui ei ole, siis paigaldamisjuhise leiate video alt. Avanenud akna panen siia vasakuse serva, siis on meil mugavam edasi töötada. Kui programm on käivitanud, siis klõpsame uue faili tegemiseks File, New File ja meil avaneb selline teine aken, kus me saame programmeerima hakata. Panen selle siia paremasse serva, et meil oleks ekraan võrdselt jagatud. Salvestame meie programmi. File, Save As ja paneme programmi nimeks näiteks valikulause ja .py. py on siis Pythoni faililaiend ning salvesta. Ettevalmistused on kenasti tehtud ja saame asuda programmeerima. Esimese asjana tahame kasutajalt küsida PIN-koodi. Selleks trükime lause print, sulud algavad ning jutumärkide vahele sisesta PIN-kood. Panen siia ka kooloni. Teise asjana kirjutame programmi rea, mis salvestab kasutajaga sisestatud PIN-koodi muutujasse nimega sisestatud PIN. Selleks trükime sisestatud PIN ja paneme selle võrduma siis input käsuga. Nüüd, kui meil on kasutaja sisestatud PIN-kood salvestatud muutujasse, tuleks kolmanda asjana kontrollida, kas sisestatud PIN-kood on õige. Ning kui PIN on õige, siis anda kasutajale teada pangaautomaati sisenemisest. Antud juhul teeme nii, et õige PIN-kood on 1234. Selleks kasutamegi if lauset järgnevalt. If sisestatud PIN ja nüüd võrdluseks tuleb if lauses kasutada topeltvõrdlusmärki ning võrdleme seda sõnega 1234 ja kõige lõppu koolon. Miks me siinkohal kasutame jutumärke, on just sellepärast, et funktsioonist input saadud sisend on alati sõne. Nüüd tuleb meil trükkida, mis siis saab, kui PIN on tõesti 1234. Teeme siis nii, et arvuti väljastab ekraanile lause, sisenesid pangaautomaati. Selleks kasutame print käsku ja samamoodi sulgudesse ning jutumärkidesse paneme sisenesid pangaautomaati. Tuleks panna tähele, et selleks, et print osa kuuluks if osa alla, tuleks seda alati alustada taandega. Programmi viimase osana tuleks kasutajale väljastada ka teade, kui sisestatud PIN-kood on vale, ehk ei ole 1234. Seda saame teha else osaga järgnevalt. Trükime else, koolon ja samamoodi uuelt realt taandega trükin print, sulud algavad ja jutumärkidesse vale parool, enesehävitusrežiim aktiveeritud. Ja panen siia lõppu ka maha lugemise 3, 2, 1. Proovime nüüd, kas programm töötab. Klõpsame Run ja Run moodul või vajutame lihtsalt klahvi F5. Mina vajutangi klahvi F5. Küsitakse, kas soovid salvestada, klikin OK. Ja küsitakse, sisesta PIN-kood. Proovime esimene kord õige PIN-koodiga. Selleks oli siis meil 1234 ja vajutan Enterit. Sisenesid pangaautomaati. Klikime nüüd taaskord siia programmi peale ja vajutan uuesti F5.
Küsitakse siseste PIN-kood. Paneme nüüd vale PIN-koodi 0000 ja vajutan Enterit. Vale parool. Enesehävitusrežiim aktiveeritud. 3, 2, 1. Tundub ka, et vale parooli korral reageerib programm nii, nagu me tahtsime. Programm töötab. Sissejuhatus valikulausesse on kenasti tehtud. Hiljem vaatame, kuidas teha nii, et võib proovida 3 korda. Head katsetamist!